olla valge või kirju, see pole põrmugi tähtis. Kana peab hoolsalt sorteerima kirju, kana peab tundma tähti. Ei uhkes mundris puked seda tea, kui tähtsaid ja mõtteid täis on kanapea. Jah, pea. Vanasti kanale öeldi, et haudu kaakuta Nokia mune. Nüüd käivad Leopoldi kirjad mu kaudu, ilusaid piltegi tuleb. On lapsed head ja postikana tark, kes mind ei usu, see on vana part. Jah, part. Sõbrad ei maksa endale tahta, ehteks mu veetlevaid sulgi. Mis siis veel kataks mu väärt kananahka, alasti külm on ju mulgi. Kui suveniiri tahad tee must pilt, las valvab sind mu lahke kanapilk. Jah, pilk. Elab vihm. Kus on ta kodu, kas puhkab ta, kui pole sadu? Ja kuhu poeb ta vihmavarju, kui kaasas pole vihmavarju? Ei ole vihmal vaja varju, ta märjalt elama on harjunud. Ta kodugi on jões või järves või meres, kus on veelgi märjem. Kui aga pilv viib päiksekiired, siis vihmal äkki hakkab kiire. Ei meeldi enam järv, ei jõgi, ta tahab olla lapse põsel. Ahpokene suurepärane luuletus on. Olen esimene luuletus sügisel. Väga südamlik. Ja sõbra jaoks on valla mu uksed ja mu hing, mu silmad ning mu kõrvad ning mu perekonnaring. Kui tahad, tule alati, ma ootan aken avali või lenda kas või läbi telekanali. Oi poisid, plikad, tore on see elu. Kõikidel on seltsimees ja semu. Kui sinu hoov on ka su sõbra õu, siis ükski soov ei käi teil üle jõu. Kui põnevaks ja rikkaks laupäev saab, kui sulle sõbrad külla tulevad. Ja sõbra jaoks on valla mu uksed ja mu hing, mu silmad ning mu kõrvad ning mu perekonnaring. Kui tahad, tule alati, ma ootan aken avali või lenda kas või läbi telekanali. Tere lapsed. Mina olen anekdoot. Ma elan siin selles kapis. Kogun anekdoote. Oota, kas te seda lugu olete kuulnud, et poiss läheb apteeki ja tahab osta sealt väikesele õekesele vitamiine. No, missuguseid vitamiine sa tahad, küsib müüja. Kas A, B või C vitamiini? Mulle ükskõik, ütleb poiss. Mu õde on veel nii väikene, ta niikuinii lugeda ei oska. Hea lugu. Koolis on kirjanduse tund. Õpetaja kutsub Juku enda juurde ja küsib. Kuule Juku, sinu kirjand, minu koer, on täpselt ühesugune sinu õe kirjandiga. Mis sa selle kohta ütled? No, selles pole ju midagi erilist, vastab Juku. Meil on temaga kahe peale üks ja seesama koer. Muidugi.